Tere, olen Rimi peakokk Jörgen kohal. Ja täna meil külas Robert, kellega me siis teeme ühe ägeda roa naistepäevaks. Täna menüüs veinis hautatud siniverekarbid krevettidega ning kõrvale küpsetame naani. Mulle juba veinist piisas, aga lähme ka edasi tõepoolest, jah. Tere! Kui kõva kokkaja sa ise oled? Ma olen kokkaja nii palju küll, et ma vähemalt paar korda nädalas võtan ikkagi kõik tarvikud välja ja annan endast parima. Mõnikord tuleb hästi välja, mõnikord tuleb vähem hästi välja, aga vähemalt ma nagu proovin. Et see mulle meeldib, et ma ikkagi jälle ostan asju, ei piirdu ainult toidu koju tellimisega. See on väga meeldiv. Mis on su sellised tippüllatused naistepäevaks olnud? Toidualaselt või siis niisama kingitused? No niisama kingitused ma ei hakka rääkima, selleks saavad ainult mõned üksikud inimesed teada, mis mõnele kingin, aga ma ikka üritan iga aasta midagi toredat teha, et toit on ka üks nendest, jah, et võib-olla mu kaaslased või nii-öelda sõbrad nii kõvad toidugurmaanid pole, et mulle ikkagi meeldib proovida ja toit on küll üks nendest asjadest. No ja siis mõned asjad veel, millest ma võib-olla siin kaameras ei räägi. No aga hakkan pihta siis. Mina võtan enda peale naani nagu suuresti, sest et naan on suur lemmik mul, alati võtan, olgu ta juustuga, küüslauguga, niisama, igatpidi väga hästi sobib ja see on vist kõige lihtsam ka. No tegelikult tänaseks ma olen valinud suht sellised kiirelt valmivad ja nobedalt. Kiirelt nobedalt valmivad, natukene tuleb lihtsalt kannatust varuda. Pole probleemi. Nii, aga alustame siis tõesti naanist, kuna naan peab vahepeal puhkama ka. Kõigepealt siis sega kokku käesoe vesi, suhkur ja pärm. Siis kõigepealt paneme pärmi, paneme vette. Ja, sooja vette ja suhkrut ka, suhkruga anname pärmile süüa. Võt seda ma ei teadnud. Ja siis sega vaikselt ära, ootame kuskil 5 minutit, siis tekib ilus vaht peale. Naanid me siis täna, kui nad pannilt on tulnud, siis tõmbame pintsliga sinna peale sellise küüslaugu petersilõli. No kuule, mis saaks olla naistepäeva õhtul parem, kui üks törts ka küüslauku. Ma mäkerdan muidugi tavaliselt köögis suht palju, ma ei tea, kuidas sinuga on. Ma nagu juba läkski maha, ma palun andeks juba ette ära, aga ega see ei vähenda ju kuidagi soorituse väärtust. Nii, kuidas on? Väga hea. Ma arvan, sa võite nii-öelda nüüd seisma jätta, ootame kuni vaht tekib ja ülejäänud siis jahu, jogurt, oliivõli, muna ja sool. Kõik nii-öelda ühte anumasse ja laseme ta segajal ka natuke tööd teha. Võin juba hakata tegema, ju? Jaa, loomulikult. No. Ja siin pole aega oodata. Mina siis vahepeal siin segan kokku räägitud küüslaugu õliks. Ma nüüd improviseerin, ma muidugi ei küsinud peakokalt nõu, et ma peaksin mingis kiinas järjekorras seda kõike tegema. Ei kõik läheb sassi. Jumal tänatud. Kuidas ühe käega muna siia sisse lüüa? Oskad? No eks ikka näite saa. Mina ei oska. Palju meil mune on? On terve reste? On. Ma teen nüüd. Nii. Nii. No väga hästi. Kas mõni tükk läks ka sisse? Ei läinud. Ja. Nii et see on ideaalne. Mul hakkab enda kokkamine juba meeldiva. Nii, soola panen kõik ära. Kõik ära. Nii, küüslaugu õliks siis pressime küüslaugu. Petersilli ja oliivõli. Mõnusalt, et saaks pärast pintseldada. Nii, see on siis valmis. No, siia tuleb pärm juurde ja siis ta läheb masina alla. Ja masinasse kuskil 3-4 minutit ja on seegi valmis. Näe, vaikselt hakkab juba mullitama. Ja siin, tõesti, laseme olla, ta tuleb selline väike vahumütsike peale ja see annab just selle, et ta ilusti meil kerkib, et pärm läheb, selle sooja veega läheb käima. Väike vahumüts on peal, nüüd sa saad selle kõik sinna sisse kallata ja siis paned segajasse. Ja taigna puhul on siis oluline, kui ta on ilusti ühtlaseks palliks muutunud ja siis ta ongi nii-öelda valmis äravõtmiseks. No mulle tundub, et vist nagu on. No väga hea. No selline on ta siis siin, jah? Jah, väga hästi. Siis kindlasti käega natuke armastust juurde sisse. Ilusaks palliks, siis ta meil ilusti ühtlaselt kerkib. Tundub küll, et mitu naani siit saab? No ma arvan, et 3 kindlasti. No isegi 6. Sest naanid on küllalt õuglised. Nii, ole hea. Katada natuke oliivõliga, et ta meil ära ei kuivaks. Ja, võid isegi natuke julgemalt panna, sest kui ta nüüd kerkib, siis ta võtab selle õliga külgedelt üles. Puhas rätik peale ja lasta siis sellises toasoojas kerkib circa tunnike.
ja ongi aeg kätte jõudnud. Tund aega konsumeerida. Nii, mis sa arvad, on kerkinud ka? No nii, sõbrad, kuulge, ma olen seda tund aega siin hoolikalt jälginud. Vaata seda paha poissi. Oh yeah! Vähemalt 2 korda kerkinud. Pane jahu alla, hakkame meisterdama. Väga hästi. Nii, kalla siia nii-öelda laiali. Elegantse liigutusega. Ja. Lõikame 6. Täiesti nii-öelda tunde järgi. Ja siis muud ei olegi. Pane veel natuke jahu. See on sinu kodust võetud, jah? Jah, see on isiklik. Oled sellega üle turja ka saanud mõnikord? Ei ole, seda ma hoian. Seda sa nagu muus kasutuses lase, jah? Aga lasen minna ja teen siis, kui suured ma teen umbes? Kui õhukeseks ma lasen? Tead, 1-2 milli niimoodi, et pea paistab läbi, aga ei paista ka. Veel üks asi nüüd taignarulli kohta. Kui kodus tõesti ei ole, siis võta ükskõik mis ümar asi. Veinipudel. Nii, ma hakkan otsast minema siis. Jah. Ja ümarad paluks, jah? Ümarad, vabandust. No loomulikult, kes see kandilist naani sööb? Kohe, nüüd on mul ju tuksist juba. No, võtame siin serveerimiseks. Mul on nagu südamekujuline. No, esimene südamekujuline. See on väga hea. Midagi pole teha. Kuigi nüüd ta ei ole just nüüd kõige nagu professionaalsema välimusega, aga kuna siin on armastust, siis ma arvan, see sobib väga hästi. No, siis vahepeal kontrolli ka, kas ta üldse sult nii-öelda leiti küljest lahti tuleb või? On piisav või tahad veel õhemaks saada? Tead, ma tahaks veel õhemaks. No, milles küsimus? Paneme natuke jahu jälle ja hopsti. Küsija sulle antakse. Siis on ka nüüd selline oluline asi, et enne kui ta pannile, siis võib sellise suurema jahu maha. Ei olegi miskit muud. Pannile. Väga ilus. Sellega läheb nüüd kaua? Minut? Circa. Vaatad, nüüd vaikselt pärm hakkab oma tööd tegema, vaatad, mullid juba kerkivad. Ja tiimitöö tegemine. Üks laseb ja... Ja teine vaatab. Ja teine vaatab. Ma ei tea, mis hetkel me selle nagu Mattias naani nalja ära teeme. Et nagu praegu on vara teha, küpsetame siin naani. Naanid valmis. Kus on naanid? Naanid on siin. No nii. Peremees, milles küsimus, võite vaatama jäädagi. Oh yeah. Mina võtan koorimise. Jah, väga hea, mina võtan lõikamise. Et küüslauk, sibul, koorime lõikame, panen vahepeal jälle panni tulele. Sest jällegist hästi oluline see, et pann oleks kuum, et meil ei jääks hauduma, me saame praadimise efekti. Lõikame. So kiiresti. Ma teen ka nüüd sama asja. No nii. Vaadake nüüd väga hoolikalt nii, kuidas ma lõikan selle nii. On okei, kui ma niimoodi umbes 7 korda aeglasemalt teen. Jah, sa võid ka 8 korda aeglasemalt teha. On jah. Tšop-tšop. Ei ole kiiret. Vabandust. Ma lähen paanikasse, ma ei seda 2 asja korraga teha. Pagana sibul. See on šalott sibul. Saab ka vabalt tavalist sibulat kasutada. Šalott sibul on veidikene mahedam. Kas see on see sibul, mis siis nutma jääb põhimõtteliselt, kui ta nii mahe on? Aga proovi. Ei tõmba pisarat silma ju. Kõik on. Tegelikult väga oluline on see, et me ei pane sibulat küüslauku koos. Sest me tahame, et ta korralikult sibul praeks, aga kui küüslaugul on juba mingisugune kõrbetäpp või niimoodi, siis ta annab nagu sellist mitte nii head nooti. Et see ei ole hea, jah? Jah. Nii, võtame siis järjekorra. Pann tundub, et on kuum, tossa juba. Jaa. Teeme paar jahutavat liigutust. Ma ei ole kunagi nii teinud. Nii, õli. Niimoodi. Nii, palju panen korralikult niimoodi isuga. Pane nii, et me saame ilusti, tead 2 supilusikaid. Sörts veel. Siis krevett. Nüüd läheb heaks. Nüüd on hästi kiire, jah? Nii, ma olen valmis. Sibul. Sibul, kohe või? Jah, kohe sibul otsa. Läks. Nii. Natukene viskame üle. Väga ilus. Tunned juba lõhna. Kõik on väga hästi. Aga siin läheb paanikast. Pane kõik ära. Pane kõik ära. Sellepärast, et meil on sinimere karpe on ka kuskil kilo, nii et meil seda maitset peab jaguma. Jaa, õige. Sa teadsid, et kui sa naisele süüad, et siis kalorid ei lähe arvesse, jah? 1 loorbeerileht, 4 tera pipart, 4 vürtsi. Pala sisse. No see näeb ju praegu hea välja. Mul juba piisaks, ma võiks juba lõpetada. Nii, küüslauk. Kohe. Jah. Valmis. Milles küsimus? Väga super.
ja nüüd siis Sinimere karbid. Nii, täierauaga sisse. Täierauaga sisse. Väga hästi. Nüüd vein, viil, sidrunit. Sellega ma tavaliselt maht ja sisse. Kõik. Tehtud. Nüüd paneme ta selliseks, ütlen 5-6 minutit. Las ta podiseb. Segame, maitseme leent. Hästi oluline leeme maitse. Absoluutselt. Kui see on super, karbid on lahti, siis serveerime. Ma olen valmis. Särad on valmis. Toit on valmis. Karbid ilusti lahti. Lusikas. Lusikas alati hästi oluline on proovida. Leeme maitsmisprotsess. Leem, kõige olulisem. Tip-top. Väga hea. Võiks niisama supina süüa. Jah, valaklaasi. Rohkem. Neid karpe pole vaja. Nii, super luks, õhtusöök 2. Natuke peterselli juurde. Natuke peterselli. Mereandidele siis paneme siia juurde paar sidruniviilu. Aga kuna meil täna siin kallimaid ei ole, siis me peame võib-olla seda toitu koos nautima. Mis sa arvad sellest? Neilud käivad. Ma olen tegelikult tõeline suur krevetifänn. Ja ütlen, oi, kuum on natuke. Võib-olla. Väga hea. Ära naani unusta. Jaa, naani, loomulikult. Naan ongi just selleks, et tippida siia kastmesse seda. Ja ta veel imeb sealt seda loomulikult naan. Ilusat naistepäeva ja head isu. Super. Aitäh sulle. Aitäh. Katsetage, kokake ja ilusat naistepäeva.